Kuhu sa lähed? Ära. Kerged kastid, eks ole, ja siis selle esimese otsa jätab. Siin toimub siis see, et Jüri Vilo on siis meie tegelikult Hall Karding, kes iga päev tegelikult fitness.ee vaatajate ees ei ole, aga tegelikult väga suure töö teeb ära, nagu näete, ta praegu järgmiste kastiga juba liigub jällegi. Ja varustame siis, mis siin kastides on? Kastides on tegelikult, näete, siinsamas, tuleme siia poole. Kõigile süüa, vaadake, kui palju saab olema süüa laagrites, siis see on nagu selline asi. Noh, kui nüüd peale seda tuleks mõni kommentaar, et laagris süüa ei antud, siis tõesti esitage need otse mulle, kui nüüd kõhud täis ei saa. Ja lisaks ju kõigile tulevad laagrisärgid, tulevad nännikotid. No ühesõnaga, siin on juba inimene põhimõtteliselt saab selle raha eest, mida ta laagrisse tuleku eest maksis, saab juba staffi tagasi. Nii et noh, ülejäänud kõik on kauba peale. Nii et näete, millised abilised koolitatakse välja sinna maast madalast. Morozov Junior on siis see mees, kes on juba abis ja noh, eks tal on kodus ka kapp on täis seda samasuguseid purke, nii et poisi jaoks ei ole siin mingisugune esmakohtumine toidulisanditega. Nii et ega siin ei ole aega jutustada, siin on vaja kähku võtta, sest juba esimesed laagrilised hakkavad juba tulema. No nii, seda, et nüüd laagrilistel jänu kimbutama ei hakka, sellest ei veendute praegu kohe, sest see veekogus on nüüd see, mis läheb siis laagriliste jänu kustutamiseks ja lubati minu teada esmaspäevast ka just laagri jaoks oli tellitud meil suve ilm ja loomulikult, et silmi inimesi kimbutama hakka. Siis on Novelle poolt välja pandud selline hunnik vett siin ja kvaliteetne puhas allika vesi. Et tee või anu saagimit nii öelda, et võib kas või laagriline basseini minna Novelle veega. Nii et. Aga nüüd ei ole midagi jutustada, siin läheb vaja peale laadida jälle. No nii, jätame siit reportasi, nagu näete, mis käes on jutu ajamiseks võetud 42 saltil. Revasport on siis see koht, kus need tugevad inimesed tulevad. Ja nagu näete, siin on perenaine juba ootab, et saaks juba midagi kätte võtta. Nii et siin on jah mehed, naised, kes tahavad kõik nende suurte antlitega teha. Aga sätime, et võtta kaasa raskusi, sest paratamatult muidu spordisaal on päris hea sisustusega, aga seal nii suuri antleid ei ole. Ja noh, mehed on ju tugevad, Eesti koondise mehed on ju tugevad. Ja kuskilt peab see raua saama ja siit see tuleb. 10 aastat trenni siin samas ja oma pisikuga on tähendab need mul nagu nakatatud ka. Praegu see asja mõte ongi see, et noortele nagu see pisik edasi anda, sellepärast me võtame siit varustuse kaasa. Et meie noori kulturisti sellega nakatada. Nii, no siit see laadung teile läheb, näete ise inimesed, mis siin toimuma hakkab. Siin on Heiki Kalm, Saaremaa müügijuht, kes on iga aasta selle laagriga toetanud. Tulevad Saaremaa poolt, kui juust on kuskil meil ka vist olemas. Juustu lihakraam tuleb järgmine nädal, suurem sorts, nii et siit tuleb kõik see kvaliteetne toidukraam, millest need musklid kasvama hakkavad. Nii et millised neid, sest ma ei näinud? Millised? Sellised poisid tulevad ülesse. Nii. Ja siin on Uku on ka valmis juba kaiste vastu võtma, näete juustu. Vaatame, mis juustu siis meil süüakse. Kus sa siin olete? Sulle siiapoole Hollandi leibjuust on see, mis siis, mida võiks poes ka inimesed siis otsida. Siis on veel saare leid ja ka need on suhteliselt täitsa normaalse, me ei olegi siin näinud seda rada, et väga minimaalse 25% rasva, täpselt paras siuke, ei ole liiga rasvane juust oma toidutuuriga, nagu näete. Väikese linna nädalane toiduvaru on laotud siis siia käru peale ja kärusid ei ole mitte üks, vaid lausa 2. Ja uskuge või mitte, kõik see ära süüakse ja tõenäoliselt sellega meie poetiirud sellega ei piirdu. See on alles selline 2-3 päeva toit, mis nüüd peale seisid korjad. No nii, no nagu näete, siin minu juures olev pildid, kõik see munalaadung süüakse ära võsulaagris. Uskuge või mitte.
aga tõsi ta on, et nüüd viimased 2 kuud on kõik kanad munenud ainult põsulaagri jaoks mune. Nii et ma ei tea, inimesed me peame teie ees vabandama, kui keegi nüüd toiduleti äärde satub poes ja näeb, et sealt on munad otsas. Tõesti, andke meile andeks, aga need lähevad põsulaagrisse. Nii, aga Talleeg on siis see jah, tõesti, kes siin on selle munalaadungi sponsor korras meile välja panni, et suured tänud Talleegile selle eest. Kana. Kas te suudate veel midagi peale selle öelda? Kana. Nii ta on, et jällegi näete, lihalaadung on käes ja see lihalaadung on siin hunnikus jällegi. Estapaadi pealt võetakse lihalauda peale. Koordineerida meil see munahunnik, sest see liha peab ka kuidagi saama peale. Meie noor esikulturist näete, kui usinalt tema paigutab liha, tal oleks nagu lihaga enne kokkupuude olemas. Nii et avamise õhtu ei tuleks igav, siis selle veast on meil olemas siis šašlõkivorstid. Oota, medali võid olla kaunist. Siis on šašlõkid. Võistluste võit. Šašlõkid. Noh, näete ise, mis teid pühapäeva õhtul juba ootab. Vardas kanašašlõk. Ma usun, et juba need, kes siia pole tulemas on, saavad sellest indu juurde ja kipuvad juba varem kohale päeva peale. Ja võitjale on siis see kastitäis õhku. Sulle. Nii, aga ei, ja siis on veel meil, ega sellega asi ei piiru. Siin on veel, nagu näete, jogurti šašlõkki. See on kõik avamise õhtu, millele järgneb after party. Kurgivett. Nii, aga ei, sellega ka. Kurgivett ilmisid. Aga et meil või kujuneks väga toiduvaeseks, siis võtame veel aheda maitsega kanašašlõkki sinna juurde. Veel peaks olema Gruusia maitselist või Gruusia päritolu korjatud, nii et ega meie õlul on väga suur koorem just selle söötmise näol, aga nagu näete, et kedagi näljasurm ei ohusta selles laagris, nii et ka võib-olla, kes teinekord kahtlevad, et ei tea, kas tulla või mitte tulla, kas seal antakse ka süüa, siis no ma usun, et tänane selline reportaaž, mis nagu näitab, kuidas see telgitagusid natukene, et see iseenesest veenab ka järgmine aasta kindlasti veel aktiivselt osa võtma. Nii et selline oli meie sissejuhatav osa laagrisse ja juba laagrisse kohtume juba pühapäeval ja ootame teid seal. Kõike paremat ja nägemist. Kus sa lähed? Hamburgerit ostma. Kui on vaja teada, kunas millist loengus olla, on samamoodi meeles peab taskus, teie asi on teada. Teil on see aasta rohkem kui eelmistel aastatel. See on meil juba natuke ajaloost, siis täna on meil 2008, esimene laager oli meil 2005, see on siis 4. aasta. Ma usun, et see ei ole ka viimane aasta, et see jätkub, see traditsioon. Asja tuumast nüüd samamoodi ka tänan enda poolt, et kõik, kes siia otsustasid tulla, siin on palju juba, kes on meil varasemast aastast ja on uusi, ma loodan, et need, kes seekord ka on, tulevad meile ka järgmine aasta tagasi. Me hakka pikalt neid sulle üle kordama. Räägime tuumast, ühesõnaga, kõik sellised suuremad ka küsimused, ei tea, mis on lihtsamad asjad, lahendavad ära meil maja nii-öelda vastutavad rosin. Aga kui on tõesti midagi sellist, mingid kas ettepanekud või tõesti selliseid asju, mida te tõesti, mille arvestamisel me ei ole võib-olla või teie ootused on, ütleme, suuremad olnud, kui te siia tulite, siis nende küsimuste võite rahulikult tulla minu juurde. Mõtted ja kõik asjad ülesse, see saab olema siin rannalihas. Algasin sellega, et enne 8, siis Männisalu hotellis, seal maja ees, saaksime kokku ja 8 jookseks sealt välja. Paari-3 minutiga mõne laulu. Muud ei ole kahju. Nüüd peate puhuma kõik, et hüppakas tehtud.
Seal on pilt millised all mingi 5 mõtteid õhus. Nii et foto seda šoppi kasutati juba ju mis aastatel see pilt tehtud oli, kus mees väikse sõrmega seisab. See on tegelikult ju absurd. Nii-öelda nimetame seda pihitooli, siis on siis pihitooli valitud meie väliskülaline Läti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president Kristina Vedernikova. Ja esitame väliskülalisele loomulikult küsimuse, millised on esmased muljed meie suvelaagrist. Добрый день, Кристина. Первый вопрос. У нас, конечно, какие первые впечатления этого летнего лагеря? Вы первый раз в этом году здесь, как себе вы сегодня днем вы успели уже посмотреть вызовы и уже этот открытие лагеря, какие первые впечатления? Конечно, могу сразу сказать первое, что хочу поблагодарить, что вы меня пригласили сюда, потому что на самом деле первые впечатления колоссальные. Я очень сожалею, что я в предыдущие годы здесь не была. И надеюсь, что все следующие годы будем здесь. Удивило количество людей, удивило разные люди по... Но, во всяком случае, как мне кажется, разные... Их объединяет, может быть, один вид спорта, но они все разные, да? Один более профессиональный, другой менее. Но нравится то, что вы даете возможность каждому здесь уже с первой минуты почувствовать себя особенным, желаемым и очень важным здесь. Спасибо. Я короткий тогда комментарий сделаю по-эстонски. Ütlen siis eesti keeles üle põhituuma siis sellest jutust, et esmamuljed on siis väga positiivsed ka meie väliskülalistel ja hämmastama paneb siis, neil on kahju, et need varasematel aastatel oli meie juures käinud. Aga kindlasti soovivad ka edaspidistel aastatel osaleda ja loomulikult, mis nad ütlevadki, et just paneb hämmastama see, et suhteliselt palju inimesi on laagris ja et kõik inimesed tegelikult on väga seinast seina, siin on nii professionaalseid sportlasi kui ka siis tavaharrastajaid ja samal ajal ütleme, suudetakse panna siis need samad inimesed nagu nii-öelda tundma ennast erilisena ehk siis teisisõnu kõigiga leitakse kõigi jaoks nii-öelda see tegevus ja täna ka tutvumise õhtuaeg on eesmärk on see siis, et nagu inimesed tundma õpiksid. Nii et selline lühikommentaar, positiivne vähemalt esialgu ka meie naaberkülalistelt, kuna nädal aega on võimalus siin olla, siis loodame, et see kommentaar ka viimasel lahkumise õhtul ka positiivseks jääb. Nii et siinkohal aitäh! Järgmises istub meil pihitoolis Roland Ulram Austriast, kes on eliittuuri võistleja. Küsime ta käest paar küsimust. So, how was your first day here? The first day was quite confident and I'm very happy to be here. It's the second time this year that I'm here in the camp and I'm very happy to stay here. Nice people and nice workouts and really happy to be here. What do you expect from this week? Fun, a lot of fun, new friends and some interesting news in workout, in nutrition and it was an interesting week, I think. What would you say to the other international competitors? Like a maybe good commercial or something? Another good competitors are here. Lukas Oslatil will come tomorrow, and I'm very happy to see him again. For the people it is very good. I think that some famous athletes are here and they can train together and speak together, and so everything can profit from this. Good. Thank you. Welcome. Kes oled, kust tuled? Vaatate nii, et ilusti jääb läikima. Vaatad ilusti jääb läikima peal. Kes oled, kust tuled? Mina olen Eerik. Tulen Tallinnast. Kakkumehelt. Oled üksi või? Ei ole, meil on kahekesi oleme.
tuleme kahekesi kakkume. Kuidas muljetega on siis? Esimene päev küll alles, aga... Esimene päev on alles, jah. Ega muljed ei olegi veel. Ei ole veel trennis käinud ega midagi ei ole teinud, ei ole loenguid kuulanud ega. Aga mida sa ootad sellelt laagrit? Toredat puhkust. Sa tuled ka puhkama, jah? Ma mõtlesin, sa tuled trenni tegema. No, aktiivne puhkus. Aktiivne puhkus. Minu jaoks trenn ei ole töö, trenn on puhkus. Kes oled? Ei, okei. Kes oled? Olen Martin. Miks sa siin oled? Trenni teha. Trenni teha? Jah. Mul langes õnneks loosi osa, et võita see koht siia. Sa võitsid siia? Muidu poleks tulnudki? Ma kardan, et muidu raha poolest ei oleks tulnud. Ma olen vaene üliõplane. Kes sa oled? Sa näed küll väga kahtlane välja. Ära täna räägi muga, võta reedel mul. Sind toodi vägisi siia, nagu ma näen. Mida on, jah? Selge. Võtad veel siit. Teed. Minuga räägin. Mis teed? Sööd. Näed, see tuleb lausa küljest ära ise. Ma maitsen ka enne teil. Siis me olime väga selgelt veendunud, et me teeme kevadeks vormid, tulge mis tuleb, aga me peame tegema midagi jälle sellist, millega lihtsalt, ütleme, massiga EM-i tasemele küll ju väga kedagi ei ehmata. Ja väga selge veendunud oli see, et me peame tegema uuesti vormid. Ja siis, kuna ka hooaja väliselt suhteliselt, püsisin nii-öelda sellise võistlus, ma ei saa nüüd öelda võistlusvormi lähedas vormis, aga see on selline pluss maksimaalselt 93-4 kilo ja kategooria kuni 90, kus ma võistlen, siis iga aprilli algus ja siis mõtled, et mis see kordi maha. Ja nii et see kaalu langus oli ka nagu suhteliselt minimaalne, et oligi kuskil selline 300 grammi, maksimaalselt 400 grammi nädalas me tulime, nii et praktiliselt selles mõttes nagu keegi mõttes ka täiesti siuke, mis ei mõjuta väga enesetunnet ka, et ma ütlen, valdavas osas see enesetunnet kogu selle ettevõtluse vältel oli nagu hea. Oli tõesti, on raskemaid päevi tuleb ette, aga kui nüüd panna summasse palju neid raskeid oli, siis ma ütlen, et võib-olla kui 10% oli raskeid ja 90% oli ikkagi suhteliselt normaalselt enesetunnet, siis on see väga hea sent. Teades ka seda, mis varem on nagu olnud ja on tehtud, siis väga kõik võistajad sellise protsendile võib-olla nagu lisata ei saa. Ei ole, mida edasi. Võttegrupp on ka üles ärganud. Kuidas sööt maitseb? Väga. Väga. Kuidas muidu rahul oled jäänud? Täna on 4. päev juba. Liigelt rahul. Liiga rahul. Ja teie? Liiga rahul. Liiga rahul. Järgmine aasta tulebki? Nii. Selge. Nüüd on lindi peale. Kes sa oled? Ja kus sa tuled? Ja kus sa tuled? Ma olen Tallinnast. Ma maksan. Okei. Kuidas teie laager on? Ütleme, et ei ole vilest korraldus. Vilest, jah? Jaa. Ma olen ka seda täheldanud. Kes seda korraldab? No süüa ei ole üldse. Ma mõtlen, kus need tingimused on. Võiks öelda selle mehe nime, kes seda laagrist on korraldab? No vaadake. Tead, see hakkab pihta. Kriipsip kurdab jälle, et ei saa kõhtu täis. Jaa, et liiga vähe süüa pidi olema. Aha, et kooke ja torte ei ole jälle, mida ta salaja kuradi mugistab seal jälle. Meil on ikka korralik toitu, vaadake ise. Öelge üks paha sõna selle toidu kohta. Toit on kvaliteetne, jah. Kokatädid ainult tänatakse, kokatädi nägu on naerul, nagu näete. Minu jutu tõestuseks. Ta naeratas meile ka. Aga ega ma usun, et Marozov ei ole ainuke mees, kellega küsida kommentaari toidu kohta. Siin on Ära Lepp, palun, Tartu mees tulnud kaugelt kohale. Vaatame, mis Ära Lepp kostab. Teid on ka näha siin ikka iga laager juba, et siis tõesti nii meeldib, et tuleb tagasi. Teist korda juba, jah. Ja just oli juttu, et kas söök meeldib. Et söök meeldib küll, et ei ole probleemi. Mina saan kõhu täis.
peaks olema, võiks veel midagi muud süüa olla näiteks? No alati võiks olla, aga piisab sellest ka. Näiteks või? Noh, ma ei tea, võib-olla puuvilju võiks rohkem olla või midagi. Selge. Ei, sobib, palun. Viina võiks rohkem olla. Käivad jutud, et te pidite uus paar olema. Mis mõttes? Ei, see ei ole see. Ei ole paha. Kus Liisa kadus? Liisa kadus, oled siin... No näed, mul on uued tüdrukud. Jõulisemad, tugavam. Ma tahan ennast tugevalt tunda siin võsu vahel, siin ikka murtakse käeluid ja asju. Intriige on vaja, intriige. Teil igav. Teeme laadme põnevad. Selge. Sööte muna ja kohupiima. On kohupiim. Kas lihtsalt... Mõlemad on munad. Munad. Lihtsalt üks on teistmoodi töödeldud. Sööd muna koos munaga? No ma mõtlesin, et võtaks muna juurde veel muna juurde. Muna sööd, kas muud ei ole süüa? Pudel on juba sees. Nii lugupeetud laagrilised, teenindav personal ja külalised. Külalised, kes siis tegelikult on saanud omaks, kes on ka sisuliselt nagu omad inimesed meil siin laagri lõpuks. Paljud teist olid siin ka eelmisel aastal, paljud on uued, on ka väliskülalised, samuti jagavad pooleks, kes on eelmine aasta, kes on uued, loodame. Mis siis, kuidas me laagri kokku võtame? No loomulikult, et korraldajate poolt tahan tänada eelkõige, et te kohale tulite. Loomulikult tahaks loota, et te jäite meie poolt pakutava programmiga, mis puudutas nii koolitust, treeninguid, kui ka siis nii-öelda vaba aja sisustamist rahule, sest see on ikkagi, teie rahulolu ongi see peegeldus, mis sunnib meid seda asja tõenäoliselt uuesti tegema ja järgmiseks aastaks on juba kinni pandud seesama Rannaliiva hotell 12–19 juuli ja loomulikult kõik te olete tere tulnud ja teie ka, kes te meid läbi Fitness TV hakkate vaatama. Paluks noor ära kannatust natukene. Toko Junior paluks kannatust. Lapsed on juba saanud maista neid hõrgutisi, millega me täna siis seda laagriõhtut kokku hakkame võtma. Nagu näete, meil on täna siin rikkalik söögilaud veel. Eesti Pagar on siis see, kes on välja pannud need suurepärased tordid siit, mandli, pärlikook ja siis on jogurtitort, siin on 10 kilogrammit torti, nii et see leiab kenasti koha, ma usun meie kõigi kõhus täna. Ja nagu näete, kulturistid ja fitnessistid on tegelikult selline rahvas, kes väga valikuliselt võtavad selliseid kookette, aga need koogid on just siin täna valitud nii, et kes peavad luua tervislikust eluviisist, siis aeg-ajalt võib ikka endale head pärnat lubada ja need on just valitud sellised koogid nii-öelda, mis ei ole väga kalorikad ja on väga kasulikud. Ja Novelle loomulikult on siis see, kes hoolitseb meil nii-öelda selle joogipoolise eest. Värske allikavesi on siis see, mis kõiki kosutab peale saunas käiku, mullibassein, pannakse töö ja lapsed juba siin ootavad. Kas soovid sõna? Toko Junior või käega soovib sõna vahev. Ühesõnaga, see on lühidalt minu poolt kõik, ametlik osa on läbi. Ja loomulikult võib öelda, et kohtume järgmine aasta. Nii, aga nüüd lähtub asi vaba sööma. Ja jooksvalt ütlen nii palju ära, jala peale jääb see kaamera täna veel ülesse, kui on kellegi tunneb, et tahaks midagi öelda, mitte ainult võib-olla kiidusõnu, aga ka võib-olla objektiivset hinnangut, mida te järgmine aasta näiteks tahaks ka veel laagris näha või mida me saame teha teistmoodi, siis kõik need avaldused sinna kaamerasse on tere tulnud. Sest see aitab tegelikult, kui kõik on tore, see ei vii asja edasi, alati on hea ka kuulda, mida võib-olla järgmine aasta soovitakse koolitustel kuulda, mida näha, et selles mõttes tagaside igasugune tere tulnud. Palun, noor Preili, te soovite sõna?
maasikatest on kõige parem. Reklaamikiks oli reklaamipaarina, näete ise. Nii et juba vihjena tuli siit väikse laste poolt tuli juba vihje, mida võtta ja kusjuures maasikatort on kõige rohkem laua peal, nii et aastane aga... Mis ma räägin, näed ise. Näed, vaata otsa. See on uue polegi vaja. Aitab küll ära teema. Liiga palju tähelepanu ei ole. 8,5. Raska, kuidas oli taagi? Okei. Oi! Ära mõiskale peale astu, enne. Nii. Küsi uuesti, enne. Muljed. Hea oli. Väsinud olen. Ja siis... Hea oli. Tulge ka. Mis asi? Tead ikka, kus oled? Ei tea. Viiti kuhugi. Simoni saru. Mis toimub? Liiga keeruline. Nii lähedal käib. Väga hea tulla. Mis see su arvus on tagine? Kõik. Väga hea, järgmine asun jälle. Tuleb tagasi. Tulen tagasi. Kannavad neid lubadusi nii kaua. Jah. Tulen kindlasti. Kutsutakse, siis tulen. No kuidas muidu on? Sa tulid lõpus kellega? Aga väga mõnus. Tahaks kindlasti anda. Sa ka küsisid. Kõik on super. Jah, aga see oli nädal aega tagasi. See oli 2,5 päeva tagasi. Peaaegu nädal tagasi. Ei vägev, mul on kõik varbud on terved ja kõlved on terved siiamaani. Ülesöömislaagris ei tule nii lihtsalt ette. 500 grammi ainult, nii et see ei ole mingi näite. Juurde. Sa võtsid alla? Just, ülesöömis. Sa võtsid juurde? See oli ka eesmärk. Oli puhas mass või tuli nüüd natuke... Otse loomulikult täitsa puhas mass. Selge. Puhas rasvamass. See on hea. On hea meel, et otsa saab. Vigastused on ja ei saa enam kaasa teha. Nii et õigel ajal lõpeb laager ära. Selge. Järgmine aasta oled? Ikka. Selge. Kes keda? Kes keda? Iska versus Jokker. Kui kole siin. Mis on positiivne? Käisid testi tegemas? Jah. Väga kahju. Kuidas ise? Normaalne. Oled rahul, et toetad siukest laagrit või... On küll. Normaalne. On hea investeering. On küll. Sööd. Järgmine aasta jälle. Tuled järgmine aasta jälle või? Я не ожидала. Очень хорошо тренироваться, отдыхать, набирать форму, готовиться к соревнованиям. Хорошо было бы, если бы было 2 недели. Спасибо, Йокер. Спасибо. Я уже говорила, когда приехала. Это было, когда это начало. Куда смотреть надо? Сюда, я на тебя смотрю. Очень вообще понравилось все. Я не дождусь, когда приеду в следующем году. Очень все понравилось. И самое главное, что много-много знакомств, хороших эмоций, друзей и вкусного торта много. Спасибо. Ну, тоже лагерь принес свои плюсы. Набрал 5 килограмм за неделю. Так что все прошло очень удачно, и все очень и было. Кухня очень хорошая, как бы продуктивная, и тренировки продуктивные с хорошими атлетами. Так что все очень понравилось. Спасибо. Тоже не дождусь уже следующего года, когда уже опять... Приедем в Латвию, будем такую рекламную кампанию проводить и рассказывать всем, какие эстонцы продвинутые. Хотя мы думали, что они, наоборот, очень медленные.
Нормально, да. Что очень... Я? А что очень нравится? Нравится что? Nravится? Kõik? Kõik meeldib, jah. Aga mis ei meeldi, näiteks oli midagi, mis... Ei meeldi midagi või meeldis? Noh, mõlemad. Kas oli midagi, mis oli meeldinud näiteks? Sest on nii ravist. Ei meeldinud midagi. Ma arvan, et Tarmo храпел постоянно. See oli väga paha. Tuled tagasi? Da. Tere, kes te olete? Te ei vasta mulle. Tere. Ma arvan, et ma ei hakka siin ette pikka juttu rääkima. Ma sain aru, et te olete kõik väsinud ja õnnelikud ja täis energiat ja tahtmist. Olete nõus liigutama kivisid ja mägesid ja kõike mida iganes. Aga alustame siis kaalujälgimisvõistluse autasustamisega. Ja kahjuks Raivo, kes võttis alla siis 5 päevaga 2,3 kilo, sellest see oli siis 2,97%, nii et tegelikult on niimoodi, et kilod ei loe midagi, Aile korrutas välja protsendid, palju protsentuaalselt keegi alla võttis. Siis võitis Raivo, aga Raivot vist kahjuks ei ole siin. Nii, ja kaalu juurde võtmises võitis Toomas 1,2 kilo ja 1,5%, nii et palun, tule siia sulle naudu. Nimetame nagu Oskarit. Arnoldiks ei tahaks hakata nimetama, sest see oleks ikka liigne juba isikukultuse järgi lõhnaks see asi. Tuli juurde. No tuli, pingutas. Tasus ära. Ja tänan kõiki kokkasid. Kokkadele tänu, jah. Siis on andmata välja meile auhind võrkpallivõistluse võitjale. Võrkpallivõistlina istud, sa ei saa täna midagi. Ja selle võitis Ranna Liiv ja ma arvan, et ma annan selle Ranna Liiva. Kas meil kõige suurem võitleja see oli? Mart Oleg oli kõige suurem. Ei, ma mõtlen, et see jääks nagu kellegi kätte. Oli Olegi kätte. Kes teil hakkab seda pidama? Ei ole, jah. Oleg. Sama kuju. Sa võid mida iganes öelda, sest siia on kirjutatud Võsu, Eliit, Kämp ja Vinner. Võitja. Sa võid öelda, et sa olid absoluutse võitja. Mida iganes, et sa käe surumises oli kõige kõvem poiss lauast. Ajaline olid sa natukene peenem kui mina. Jaa, seda küll. Siit läheme edasi, kuna meie rahvusvahelised külalised kõik juba said oma kujukesed, siis ainukesena Kristiina Lätist, Läti Kulturismiliidu president, tulevane vähemalt. Это за то, что вы приехали. No. Nii, meil on veel 4 auhinda siin. Suuremateni jõuame kohe. Oi küll, ta unistab. Kõige ilusam. Tahaks ära märkida siis veel ühe kuju me anname kindlasti, kas on Rannaliiva esindaja siin keegi? Maja esindaja akna vaatavad seal, ma ei tea. Koputame. Jälle ei saa. Sa mõtled maja võõrustajad, jah. Tegelikult nad vääriksid seda suuremat kuju, ma pärast räägin, mis see suurem kuju on, aga nad esialgu selle, nii ma tahan Ranna Liivale ja tema toredale kollektiivile aastate pikkuse töö eest anda väikse sellise meene. Selle aasta omad järgmist, eelmist aastat temad me toome sulle järgmine. Jaa, pange siia enne. Aitäh. Järgmine aasta on meid veel rohkem. Siis ühe kuju tegelikult ei oleks tahtnud kokkadele anda. Kokkadele me läheme sinna. Paneme kõrvale. See läheb siis jah, suurelt nii-öelda kokkadele.
Ma usun, et sellega päriselt nad on ära teeninud küll üle. Nii. Ja ma saan aru ka, et nad on valmis järgmine aasta meid ikkagi toitlustama. Veel rohkem. Aga Raivo Raivo oma on. Nii on vaja saata neid Jiitsi asjad ka osaliselt. Raivo on siin. Ja nüüd jäävad 4 viimast auhinda, tähendab, ma tahaks anda selle kuju natuke suurema, aga sellisele mehele nagu Jüri Vilo on siin. Ei! Kes tegi tegelikult palju suurema töö ära, kui see kuju on. Kui see kuju on. Aga ma olen jaganud seda sama meelt. Jüri oli tõesti see mees, kes tegi tegelikult märku. Sul on veel ekstra, oota. See sümboliseerib sinu suurt tööd, et sa kasutad ka seda ja et sa võtsid ennast kätte ja tegid, täna oli 3 meest, kes käisid hommiku võimlemist tegemas. 3 meest ja naist. Ja nüüd läheme suuremate kujude juurde. Ma tahaks need anda inimestele, kes on olnud siin selle laagri juures ja organiseerimise juures alguse ajast peale. Ja tänu kellele see asi on siin töötanud ja toiminud ja on olnud täpselt nii, nagu ta on olnud. Ja alustame siin sellisest mehest nagu Marek Morozov. Teatud mõttes on Oskar sümbol, eks ole, saate aru küll. Nii et ole tubli ja püüa olla selle kuju vääriline. Sa saad seda veel abivahendina Nii. Ja teine kuju läheb meil Laura Reisalule, Rosinale, kes on tegelikult suure töö ära teinud, kes pani teie nimesid kokku, kes arvutas kokku, kui palju inimesi ühte tuppa mahub ja palju ei mahu ja palju kõike seda. Tubli. Ja 3. kuju siis läheb Ott Kiirindale, kes on ka algusest peale selle asja. No Arnold nagu alati, ma ütlen juba kaasena, Arnold nagu alati on see mees, kes laua juures kujusid jagab ja tihti ka ise tühja käega ära läheb. Aga ma usun, et ka Arnold on sinu juures ära teeninud ühe suure aplausis. Tegelikult ega tema pool on olnud just ikkagi samamoodi see organisatoorne pool ja mitte vähem kui võib-olla keegi teine, kuid igal ühel on nii-öelda omad ülesanded ja vastutus siiski on alati suurel määral ka tema õlul. Nii et teeme Arnoldile ühe suure aplausi selle eest, et ta asjada vedanud ja Nii, ma tänan teid ja ma tahan loota, et te olete tõesti, et see pilt ja jutt ja tekst lähevad kokku, mida te mõtlete ja mida te näitate välja, et te olete tõesti rahul sellega, mida me teile pakkusime ja et te saate siit oma mõtteid, inspiratsiooni, et te saaksite tugevamini jätkata oma elumissiooni. Aga see selleks, nüüd võtaksime lipu maha ja teeme pildi ära ja siis hakkame mune jagama ja kanasid. Tulevad, nagu ma ütlesin, kas see tagasiside vormi saadame teile ka meiliks, et tõesti igasugune idee on teretulnud, mida muuta, mida paremaks teha, keda kuulata järgmine aasta, mis iganes. Selles mõttes see on alati see, mis viib edasi. Saatke meile ka info, et fitnessi peale see, mis teile meeldis ja see, mis ei meeldinud ja palun olla aus, et selles mõttes mida ausamalt te kirjutate, seda parem tuleb järgmine üritus. Et kriitika on alati teretulnud. Aga nüüd võtame siis, lõpetame selle aasta 2008 eliitlaagri. Muidu tahaks veel nädal aega olla. Tegelikult on nii, et nädal aega tuleb veel otsa. Üllatus. Sa ei saa koju. Väga hea muusika. Kolin on nagu Brežnev.
et jagati siin neid karikaid ja noh, vaadake seda. Mäletate, kus te istusite? Temast hakkas lihtsalt hale. Ta oli kõige õnnetum. Tema, okei. Aga vaadake nüüd seda asja. See mees on inetu. Inetu ja tema sai ka mingisuguse Oscari enda. Ma sain. Hästi hale lugu. Põhimõtteliselt siis kokkuvõtteks võib öelda, et said karikad need, kellest hakkas hale, kellest oli kahju, need said karikad. Et mina, noh, minust ei olnud kellelgi kahju, ja mina ei saanud karikad. Niimoodi. Aga nüüd läheme vaatame sinna. Nii lühikest aega ka. Ma ei osalen peal. Mis siis? Ma olen kõige ilusam. Lapsed kiitis Pireti. Aga keegi istus, ma mäletan, istuti siin ääre peal. Mäletan. Särgi, pane ära nüüd särki maha istumisel. Me mahume ära ilusasti. Istu maha. Ja ma tuleks istuksin sinna keskele, kui saab. Ja tõmbame siia pool. Nüüd peab kus ta, las ta seisab. Kas?